Meie ajaloos on olnud üks tõeliselt suur sündmus, mis paneb meid oma esivanemate üle uhkust tundma. See väike Eesti rahvas läks kord vaprasti sõtta ja pani 2 suurt vaenlast põgenema. Taavet võitis Koljati. Karjapoisi lingukivi peletas minema taprit keerutava vägilase. Usun, et iga mõistlik eestlane oskab seda vääriliselt hinnata ja on neile vapratele võitlejatele südamest tänulik. Me ei oska ette kujutada, kus me oleksime praegu, kui need inimesed ei oleks meie eest oma elu andnud. Kui nad oleksid pagenud välismaale ja jätnud maha oma kodud ja omaksed. Nad ei teinud seda. Nad läksid sõtta. Paljud neist ei tulnud sealt tagasi. Nende omaksed jäid neid leinama. Nende lapsed jäid orbudeks ja nende naised jäid leskedeks. Nende emad kaotasid oma armsad pojad. Me peame alati ja eriti muidugi tänasel päeval sügava tänutundega meenutama neid, kes vabadussõjas meie eest oma elu andsid. Me peame püüdma elada nii, et me oleksime nende ohvriväärilised. Eriti peavad sellele mõtlema need, kes tahavad olla rahva juhid ja otsustajad. Nemad ei tohi seda unustada. Ütelge mulle, kuidas me vaataksime silma nendele hukkunutele, kui nad praegu meie ees seisaksid? Mida me vastame, kui nad küsivad, mida te olete teinud selle riigiga, mille me teile kinkisime oma elu hinnaga? Mida te olete lasknud teha selle riigiga, mille eest meie surma läksime? Meie täitsime oma kohuse isamaa ees. Nüüd on teie aeg oma kohus täita. Küsime nendelt, kelle me oleme valinud oma rahvast juhtima ja suunama, kelle kätte me oleme usaldanud meie ühise elu korraldamise. Küsime neilt, mida te olete teinud selle riigiga, mille need vabadussõjas hukkunud noored mehed meile kinkisid, ise selle eest surma minnes. Küsime neilt, miks te ei hoolitse oma rahva eest? Miks te ei kaitse meie lapsi? Miks te oma rahvast halvustate ja häbistate? Miks te meid omavahel tülli ajate? Miks te ei kuula tarkade hoiatavaid hääli? Rahvas ei tohi vait olla, kui temast teerulliga üle sõidetakse, sest vastutusest tuleviku ees ei ole vaba ka see, kes ülekohut märgates ei ole sellele vastu astunud. Me peame aina kordama oma juhtidele, valitseja on rahva teener, mitte isand. Eesti ei ole Brüsseli agul ega Euroopa kolgas. Eesti on meie kodu. Kodu. Ainuke maailmas. Kodu. Ainulaadne. Kordumatu. Imeilus. Vägev energiaallikas. Ja meie emakeel on eesti keel. Kõige kaunim, kõige rikkam, kõige täpsem keel maailmas. Sõbrad, püüame üheskoos teha kõik, mis me suudame, et Eesti võiks kord olla inimlik riik, kus kõigil ausatel ja töökatel inimestel on hea elada, kus karistatakse kurjategijaid, mitte korralikke inimesi, et meie lastest kasvaksid väärikad, targad ja vastutustundlikud kodanikud. Et me ükskord ometi saaksime vabaks vaimsest pärisorjusest, et me võiksime rahus ja harmoonias oma elu, oma riiki üles ehitada sellel imeilusal maal,
selles imeilusas keeles. Nii, nagu see meile, eestlastele, kõige parem on, sest meie oleme selle maa peremehed. Me võlgneme seda nendele, kes meie vabaduse eest kord surma läksid. Issand, ole meile armuline ja lase meil veel kord uut algust proovida. Sõbrad, päästame Eesti ja ma ütlen selle loosungi tagurpidi, mitte elagu Eesti, mis on hea, aga ütleme Eesti elagu! Eesti elagu! Eesti elagu!